Meie esimene teema on laiapindne riigikaitse ja selle osa elanikkonnakaitse, et tehtud on nii mõndagi. 2022, kui see teema alustas suuremat teadvustamist, siis tegelikult asjad hakkasid arenema päris kiiresti ja tundus, et see vagu on selliselt ees, et ta läheb edasi. Ja huvitav on see, et peale 2022 aastat see ajaaken nagu elanikkonnakaitse osas natuke sulgus. Et kui me vaatame, millise entusiasmiga ka ühiskonnas arutati moonaostu või kas või kantsler Kusti Salmi lahkumise järgselt see 1,6 miljardi teema, nüüd jälle mõni nädal tagasi, siis elanikkonnakaitse osas sellist survet tegelikult ühiskonnas ei ole. Tänaseks on selge, et kui varasem arusaam oli selline, et Kaitseväe juhataja vastutab riigis kõige eest sõja ajal, siis tänane laiapindse riigikaitse kontseptsioon näeb ette, et meil on ka tsiviilkaitse jaoks, eks ole, oma nii-öelda Kaitseväe juhataja. See on meil Päästeameti peadirektor, kes... Aga kes ei anna valitsusele tsiviilkaitselist nõuannet, nagu annab sõjalist nõuannet Kaitseväe juhataja. Ma arvan, et see on ja võib-olla ei tee ka sellist survet selles teemas, et kuidagi on jäänud see tsiviilkaitse juhtimine nähtamatumaks, kui ta on näiteks institutsionaalselt nagu juba Rootsis, kus on oma tsiviilkaitseminister valitsuses.